Tänane öö möödus politsei juhtkonna kinnitusel palju rahulikumalt, nii et aega jäi isegi magamiseks. 2 päeva jooksul on arestimajja või selleks kohandatud hoonetesse viidud üle 800 inimese, kellest suurema osa puhul on piirdutud isikuandmete ülesmärkimisega. 2 päeva jooksul on Põhjaprokuröride poolt üle kuulatud üle 200 kahtlustatava ja 83 isiku puhul on taotletud kohtult vahistamist ja 41 juhul hetkeseisuga on siis kohus selle rahuldanud, ehk kohus on 41 isikut vahistanud. Kaitsepolitsei katsub leida massiliste korratuste organiseerijaid ja selles kriminaalasjas on vahi alla võetud öise vahtkonna liidrid, keda võib süüdimõistmisel oodata kuni 5-aastane vanglakaristus. Täna pärastlõunal võeti selles kriminaalasjas vahi alla kuni 6 kuuks 3 isikut ja kuna see nimi on tegelikult juba avalikkusele teada, siis seal hulgas võeti vahi alla ka Dmitri Linter ning lisaks veel 2 meest, 89. aastal sündinud Mark ning 75. aastal sündinud Maksim. Üks ajutine kinnipidamiskoht asub sadamaterminali lähedal. Täna öösel toodi siia mitusada rahutustes osalenut. Öise vahtkonna liige Aleksandr Korobov väidab, et politsei pidas ta keset Viru tänavat kinni ilma mingi nähtava põhjuseta ja ta veetis siin kinni seotud kätega 5 tundi. Politsei peadirektor Raivo Aeg kinnitab, et kinnipidamiskohta toimetatutele on tagatud arstiabi, loomulike vajaduste rahuldamine ja 12 tunnist pikemal kinnipidamisel saavad inimesed ka süüa. Kinnitan, et peale kinnipidamist mitte mingisugust siis ülemäärast mingit jõu rakendamist mitte ühegi kinnipeetava suhtes ei ole olnud. Et kui siin on liikvele läinud mingisugused spekulatsioonid selle üle, et kinnipidamispunktides ka rakendatakse seal mingit füüsilist jõudu või vägivalda nende suhtes, siis see ei vasta tõele. Politsei võtab kõikidelt kinnipeetutelt ka DNA-proovid ja nende võrdlemisel on selgunud, et mitmel kinnipeetaval on kriminaalne minevik, sest proov klapib avastamata kuritegude asitõenditega. 3 päeva jooksul on kinnipeetud 60 inimest, kes viibivad Eestis elamisloa alusel. Kodakondsus- ja Migratsiooniameti hinnangul on nende elamisluba lihtne tühistada, kui tegemist on inimeste turvalisust ja tervist ohustanud kuriteoga ja kui kriminaalmenetlus on läbi viidud. Elamisloa kehtetuks tunnistamise järel võib inimese riigist välja saata. Öine vahtkond tõlgendab tänavatel toimunut venelaste protestina. Paraku räägivad filmikaadrid teist keelt. Öistes rahutustes peeti kinni ka 100 alaealist, kellele kutsuti järgi vanemad. Politsei hoiatab, et uudishimu on patt. Meie probleem ongi pealtvaatajad ja uudishimulikud. Sest kui toimub politseiline vastutegevus rünnakule, siis uudishimulikke ja agressiivseid on suht keeruline eristada oma vahel. Alates täna õhtust kuni 3. maini kehtib kogu riigis alkoholimüügi keeld. Samuti on keelatud suured kogunemised ja meeleavaldused. Tallinn lapiti pärast öist vandaalitsemist taas kokku. Mitmed kaupmehed olid rüüstamist ette näinud, mõned poed on ajutiselt suletud. Armani kaupluses korjati aga eile päeva lõpus kaup vaateakendelt ära ja kustutati ka tuled, aga öösel tungiti ikkagi sisse. Tekitatud kahju ulatub mitme miljoni kroonini. Üksikud riideesemed, mida sissetungijad enne politsei saabumist kaasa haarata ei jõudnud, viidi täna ära. Viime kauba ära ja kõrvalpoest samamoodi, et ei tekiks ahvatlusi. Katki pekstud akendega Apollo raamatupood aga kaupa minema ei vii ega uksi sulge, sest aknad lõhuti siin lihtsalt lõhkumise pärast, ühtegi raamatut varastatud pole. Kui ma õhtul siia tulin, ma olin tõesti nõutu ja inimesed, kui ma läksin kauplusesse sisse, siis inimesed tänavalt tulid sinna katkise akna juurde ja kõik ütlesid, oi kui kurb, kas tõesti isegi raamatukauplus on niimoodi ära lõhutud, et millest on raamatud süüdi. Öiste laamendamiste jälgi likvideeriti aga ka mujal kui kauplustes. Päeva jooksul pesti puhtaks täissoditud Tammsaare kuju ja Estonial hukkunute mälestusmärk. See on kurb, et sellist hukumonumenti seostatakse natsisümboolikaga. Ma arvan, et need inimesed ise ei tea üldse, mis selle asjale omavahel seost on. Puhastusfirma juhataja sõnul oli linna hommikul küürimas ka terve rida vabatahtlikke. Eesti välisministeerium lükkas otsustavalt tagasi Vene välisministeeriumi väited, nagu oleks Venemaa kodaniku Dmitri surma põhjustanud Eesti politsei. Eesti välisministeerium peab kahetsusväärseks, et avalduse väited on suunatud olukorra teravnemisele Eestis.
Prokuratuuri teatel algatati 20-aastase Dmitri surma uurimiseks kriminaalasi. Praegused tõendid viitavad sellele, et Dmitri hukkus tänavale kogunenud inimeste omavahelises tülis. Nooruki surm ei ole seotud Eesti politsei tegevusega Tallinnas avaliku korra tagamisel, kinnitas Välisministeerium viitega Riigiprokuratuuri andmetele. Välisministeerium teavitas Eestis elava Vene kodaniku surmast noodiga Venemaa saatkonda. Vene Välisministeerium teatas oma tänases avalduses, et Dmitri oli Venemaa kodanik ja ministeeriumile pole teatatud tema nime ega surmaasjaolusid. Vene saatkond Tallinnas avalikustas hukkunu isikuandmed täna pärastlõunal. Moskvas jätkusid Eesti vastased protestiaktsioonid. Eesti-Vene saatkonna sein on täis soditud ning saatkonna konsulaarosakond on suletud kuni julgeolekuolukorra paranemiseni saatkonna ümber. Eesti-Vene suhete selgitamiseks toimus täna mitu rahvusvahelist kontakti. Kremli-meelsed noorteühendused on püstitanud Eesti-Vene saatkonna juurde protestiks 10 telki. Moskva toidupoodide kett on aga keelanud nädalavahetuseks Eesti toodete müügi. Vahendas Vene uudisteportaal RIA Novosti. Vene välisministeeriumi sõnul on Eesti-Vene suhted viimaste aegade halvimad. Возмущены тем, что происходит в Таллине. Особенно нас возмущает тот факт, что в ходе разгона манифестации у памятника солдату-освободителю погиб наш соотечественник. Et Vene julgeolekujõud ei ole taganud Eesti Moskva saatkonna turvalisust, jääb saatkonna konsulaarteenistus kuni julgeoleku paranemiseni suletuks. Eesti välisminister Urmas Paet märkis, et alles eile oli Vene välisminister Sergei Lavrov talle kinnitanud, et tagab Eesti välisesinduse kaitse. Tänaseks oli saatkonna sein Moskvas aga jõhkralt ära soditud, mis tõttu nõuab Paet nüüd juhtunu kohta Vene välisministeeriumilt selgitusi. Eesti-Vene suhete edendamiseks toimus täna mitu rahvusvahelist kontakti. Riigikogu spiiker Ene Ergma vestles telefonitsi Vene Riigiduuma spiikri Boris Krõsloviga ning pidi ümber lükkama kuulujutu, nagu oleks pronkssõdur tükkideks saetud. Telefonikõne toimus Krõslovi initsiatiivil ning rahulikus toonis. Ühtlasi teatas Vene Riigiduuma spiiker, et tuleb Riigiduuma delegatsiooniga esmaspäeval Eestisse oma kaasmaalaste saatusega tutvuma. Lisaks helistas Saksamaa kantsler Angela Merkel täna nii Eesti peaministrile Andrus Ansipile kui ka Venemaa presidendile Vladimir Putinile ja kutsus vaoshoitusele vastasseisu lahendamisel. Tallinnas toimunud tänavamäruli pärast on muret avaldanud ka ÜRO peasekretär Ban Ki-moon ja Euroopa Liidu välispoliitika juht Javier Solana. Siin Ühendriikides ei ole Eestis toimuv täna hommikul küll esikülje uudiseks. Paljud meediaväljaanded kajastavad seda Reutersi ja Associated Pressi materjalide põhjal, kust jääb kõlama, et Tallinnas lahvatas viha, mis on eestlaste ja venelaste vahel hõõgunud alates Nõukogude Liidu kokkuvarisemisest. Pikemalt saab Tallinnas toimunust lugeda tänasest New York Timesist. Lehe Moskva korrespondent märgib muuhulgas, et nii nagu Ameerika plaanid paigutada Poolasse ja Tšehhi Vabariiki raketikaitsesüsteemid, mille härra Putin neljapäeval ja reedel teravalt hukka mõistis, on ka Eesti sõjamonumendi saatus muutunud Venemaa jaoks ettekäändeks, et avaldada ulatuslikumat rahulolematust USA ja NATO tegevusega. Lehes on täna pikem analüüs ka sellest, kuidas USA ja Venemaa suhted on tänu Ameerika poolt plaanitavale raketisüsteemile muutunud pingelisemateks. Euroopa riikide jaoks on USA ja Venemaa vahelises arvamuste vahetuses taas külma sõja hõngu. Ka Washington Post kirjutab täna Eestis toimunust, märkides, et Tallinna sõjamonumendist on saanud kahe radikaalselt erineva ajaloonägemuse sümbol. Leht meenutab sedagi, kuidas Venemaa ise hiljuti Himkis asunud sõjamälestusmärgi likvideeris ning lisab, et Vene tuumakommunistid on leidmas, et silmakirjalik on kritiseerida Eestit ja vaikida samalaadsetest aktsioonidest kodus. Nagu politsei peadirektor Raivo Aeg veerand tundi tagasi kinnitas, on olukord Tallinnas ja mujal Eestis suhteliselt rahulik. Aktuaalne kaamera jälgib sündmuste arengut ja me oleme eetris esimesel vajadusel. Muidugi on avatud ka meie portaal ETV24.ee ning pärast südaööd avab Eesti politsei kodulehekülje tuvasta.politsei.ee ja seal on üleval korrarikkujate pildid. Te võite kaasa aidata nende isikute tuvastamisel. Praegu ütlen siit aga kõigile rahulikku ööd.